tegin akrojoogat ja siis ühe harjutuse ajal natukene niimoodi ebateadlikult rahmeldades läksin ühte positsiooni ja pauhti kontsluu, kanna sees olev kontsluu siis murdus. Ma olin siis umbes 6 nädalat kipsiga ja vajasin siis abi kõiges. Aga mingi hetk siis ma tundsin, et okei, et nüüd nagu aitab, et tahaks minna kellegagi koos kuhugi ja tahaks tunda end jälle nagu normaalse inimesena. Ma otsisin 9 õhtuks endale kaaslast, kes siis veaks mind autoga ühele Comedy Estonia stand-upi õhtule. Lihtsalt postitasin kiiresti ühe sellise abipalve ja kohe ka sellele vastati siis samal õhtul isegi. Ja Helpifiku poolne nagu tugi oli hästi tugev, et ka hästi sõbralik ja soe oli see suhtlus. Ma arvan, et selline tugisüsteem on vähemalt praegu hästi-hästi oluline Eestis, et paratamatult, kui on sotsiaalsüsteemis mingisugused puudujäägid, siis öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli, et kuskilt siis peavadki tekkima sellised hakkajad ja ütleme inimesed, kes usuvad maailma muutmisse. Ma olen uhke selle üle, et ma seda tegin, sest et see tunne, mis ma sain sellest, et ma aitasin, ma nägin, et inimene naudib oma õhtut ja ta sai liikuda sinna, kus tal oli vaja. Mina tegelikult ei oodanud mitte midagi. Ma lihtsalt tegin seda esmakordselt ja mul oli isegi natuke nagu liblikad kõhus, et mis sellest kõik saab. Kogukond peab olema tugev ja tugev kogukond on see, kus inimesed märkavad üksteist ja näitavad üles hoolivust. Inimestena meie ülesanne ongi selline kogukond luua. Ühest küljest tõesti, Helpifik kui organisatsioon on kindlasti mõjutanud minu elu selles osas, et ma võib-olla mõnes mõttes taastus minu usk inimkonda ja Eesti ühiskonda, et korraga sain nagu aru, et tegelikult on ikka inimesi, kes usuvad nagu headusesse ja kes usuvad sellesse, et me ise saame midagi ära teha selleks, et meil kõigil oleks siin maailmas parem ja turvalisem ja mõnusam. Et me tahame armastada ja me vajame ise armastust ja me vajame seda, et me saaksime armastust jagada. Ja see on nii oluline, et keegi ka selle vastu võtab selle armastuse. Ja võib-olla, et tõesti, et me saame võimaluse teisi aidata, et see tugevdabki seda kogukonna tunnet üldse. Ma mäletan, kunagi keegi ütles mulle ka, et kui sa ei tea elus, et mida sa võib-olla täpselt teha tahad, siis tee head. Mina ootasin võib-olla kedagi sellist, mingi keskealine daam, mingi väikse Peugeot'ga, aga tegelikult tuli musta mingi uuema seeria Bemmiga kohale üks pilt ilus, šikk, blond, šikk, tere!